ja käes on järjekordne päevikusse sissekandmise aeg. Täna kirjutame sellist kuupäeva nagu 14. juulipäev aastal 2020. Ei tea me, mis oli aastal 1920 ja mis saab olema aastal 2120. Küll aga ma midagi mäletan, mida ma vahepeal tegin. Ei jõudnud Tomegiti asju sisse kanda kõike, ma siin nüüd natukene näitan ringi. Nimelt siin on terve see kasti täis, siin paberit tuleb sisse toksida ja just see võtab paraja portsu aega. Täna siis millalgi ma lähen auto akent korda tegema, nii et ilmselt enam sellega ka niivõrd kuivõrd ei tegele. Vaatasin lõpuni Darki, seda ma juba vaatasin varem, jah. 2 osa The 100-ist, põnev. Mõlemad sarjad kisuvad just nagu otsast peale vaatama, et kirjutaks, joonistaks üles kõik seosed, mis seal on. Selgemaks sai, mis asi on Flame ja näidati ka, kuidas näidati selle ajalugu. Vot nii. Ja eks ma natukene tõstsin dokumente ümber, natuke vanu viskasin ära. Puhastasin vana klaviatuuri. Selle, mis mulle enne kaelas rippus. Sellega võtsin selle juppideks lahti ja puhastasin kõik ära. Ta oli jubedalt rokane, nüüd on täitsa puhas, siin mõnus. Nüüd selle meiliserveri seadistamisega olen nii kaugele jõudnud, et spämmi enam ei lähe. Aga seal on veel mõnda asja vaja teha. Ja Nextcloudis viskasin need rakendused välja, mida ma ei kasuta. Ilmselt ma võtan selle Kanban stiilis rakenduse kasutusse, mille nimi on Klarnet. Leidsin ühe koha registraatorite jaoks, ma mõtlesin, et see riiul seal. Mõtlesin, et ma seda ikka, et ma neid ikka müüki ei pane. Kuigi mõned müügid ma ostasse tekitasin, veel ei ole kippu ega kõppu, millal peaks järgmine videoseade kohale jõudma, just kirjutasin ka. Vaat mul on selline tuulepodi, nüüd proovin täna sellega. Pidi saadetama uus versioon sellest, paraku seda ei tulnud. Ma tean natukene seda vana klaviatuuri näha siin paremal pool all, jah, just. Juba 7. mai päeval redeemisin selle, nimelt see jupp kipub ära tulema ja siis need disainisid uue. Lubasid saata, ütlesid, et läheb aega, aga ma ei leia nagu ütki teadet selle kohta, ma saasin supportile kirja, et 2 kuud on möödas, kaua võib. Aga nüüd ma laulaksin tänase laulu. Ja selle laulu sõnad ma kirjutasin hiljuti siis, kui ma veel Tallinna Kunstigümnaasiumis projektipäeva läbi viisin.
On the southern California, have I all from life? It's the restaurant. Seda laulu kuulsime esimest korda vist natuke aastat pärast naelanõukogu see laul ilmselt oli sõnum tegelikult head ja kes tundub lauldes tõenäoliselt üles seda esitaski korraks kiikan, eks ole, võib kiigata korraks. Nii, vintage, no näevad, see on see Devotški Lunatiki ja huvitav, kas ma saan siit mingisuguse vihje, et paneks teist korda seda uuesti käima, aga siin ei ole ka kirjas Tattoo Linda, ei tea. Oota, mis Linda, kes ta on? Siin vist otse ei leia, äkki siit leiab midagi. Igaks juhuks kinni.
Sakura, ei tea. Aga kui me paneme siia vintage roman, kes on see naislaulja? Anna Pletnjova, vintage. Teeme siit siis bänd. Nii, mis nad siin räägivad? Anna Pletnjova, ei olegi. Ma arvasin, et see oli keegi tuttav, tuntud laulja. Oli kas mitte keegi tattoo esitaja ka seda teoski Lunaticit ei laulnud. Ma lähen korra tagasi siia, siis saab copy paste teha, võtan selle ära ja vaatame, mis ta siis annab tulemuseks. Vintage. Aga vaatame. Noh, YouTube võiks ikka lahti tulla. Kas me nüüd leiame siit midagi huvitavat? Ikka Anna Pletnjova. Ei ole siin kedagi muud ei ole näha, et seda keegi muu laulaks. Siin on keegi Victoria. Ei, laulu nimi on Victoria. Ja mulle tundub, et hiljuti ma nägin, et keegi muu laulis seda. Aga võib-olla see ei olnud nii. Ja siin näidatakse tattoo'd. Hea küll, siis nii palju siis sellest. Siin on siis minu laulusõnad. Okei, pärast saab üle kuulata. Aga nüüd jällegi ajavõrdlus, millest võiks siis seekord võrdluse teha. Noh, kas või näiteks autoremondist, sest see on ju aktuaalne teema. Autosid remonditi ilmselt 1978. aastal käsitsi. No just nagu nüüd midagi automaatselt tehakse. Aga toona olid ju saadaval peaasjalikult Nõukogude Liidus valmistatud autod, ega neid lääne autosid siia suurt ei sattunud, mõni küll tõi. Ma hiljem mäletan, et üks põrnikas oli ja siis veel üks mingisugune kohe näha, et siis lääne nagu Miami Vice stiilis autoga oli tegemist ja need olid vist mingid Saksamaa autod. Üks habemega mees Mustamäel putitas neid. Ja eks toimuski üks suur autode putitamine, et kes uut ei ostnud, seal hakkasid lagunema ja ega varuosi ei olnud ka saada ja siis tuli neid ise teha ja kellel olid tutvused kuskil metallitööstuses, siis sai neid juppe tellida sealt. Ei olnud niimoodi, et nagu tänapäeval, et umbes nagu iga nurga peal on autoremondi töökoda ja viid sinna ja muudkui maksad ja tehakse korda ja juppe on navaalam. No, kõikidel ei ole ka muidugi. Päris selliste autodega ei sõidaks, nagu toona oli, siis ei olnud ju kaelatuge ja taga ei olnud turvavöösid, turvapatjugi polnud. Rääkimata elektroonikast, mis küll on paljude autode puhul probleem, et kui siin ässu läheb, siis on vaja uut elektroonilist vidinat. Toona ikkagi olid mehaanilised, elektrilised osad ainult.
ja kütus oli selline A76 vist, ma mäletan seda, vennaskonna mingi laul oli, et täna jälle me joome bensiini, täna jälle meil voolik on suus, täna jälle me joome bensiini, täna jälle A76. No nüüd on see oktaani arv 95 või 98, 76-ga läks mootor tuksi ja vastupidi, 95-ga 98-ga selleaegsed mootorid ei tööta, sellepärast kui tänapäeval kellelgi veel mingi Mosse või Žigull on, siis on ta kindlasti uuema mootoriga. Aga see ei ole ju enam see, nagu tal on uus mootor sees, ainult disain on vana siis. On umbes nagu elaks mingisuguses vanas majas, kus on mullivann. Toona oli ju niimoodi, et need, kes olid vaesemad, sõitsid sapakatega või mossedega. Ja keskklass, nemad sõitsid Žigullidega ja rikastel olid siis Volgad, aga Volgad olid lihtsalt autojuhtidega ja taksod olid ainult Volgad. Kiirabid olid trahvid, neid tehti Lätis. Mingi Riigas automobiilas fabrikas või midagi sellist. Marsad olid ka rahvid, bussid olid Ikarused ja trollid olid vist, ma ei teagi, mis need olid. Hiljem tulid Škodad, aga siis olid need vanad ümarad ja vist mingid kandilised ka. Trammid, Ida-Saksa trammid. Ja. Aga Mosse ja Žigulli vahe olevat selline, et kes muidu sõidab Mossega, no mu onul oli Mosse 412 vist mudel. Vahetasid korra auto ära, tema sõitis Žigulliga ja minu isa sõitis Mossega. See niimoodi, et ei pannud tähelegi, et juba liiga kiiresti sõitis. Sest Žigulli oli nii palju vaiksem. Ja siis oli mingi sõjaväelised autod olid villised. Siis Lada üks maastur oli Niva. Mina toona teadsin neid 80-ndatel automarkidel, tegin vahet, mõnel ei teinud ka. 01, selle ma tundsin ära võrra järgi, see on ümar, suht lahja, 02 oli pick-up. Ma olen automudelid siin ka olemas, 01 ja 02. 03 ma ei eristanud, see oli vist teistsugune mootor, et väliselt ei olnud vahet nagu 04, see oli juba teistsuguse võrrega ja natuke kandilisem, 05 oli veel selline, ka umbes nagu 04 vist. Ja 06 oli siis sellise laia võrrega, 07 nägi välja nagu 05 ja 08 oli vist ka pick-up ja 09 see oli, sellele anti mingi, muidu olid need Žigullid, aga läänemaailmas nimetati Lada ja Soomes oli siis Lada Luja Laadua, võidu, mida see tähendab. Ma kunagi vaatasin, mida see tähendab, sellist kleepse pandi peale. Luja Laadua. Strong quality. Aha, okei. Lada tugev kvaliteet. No ja. Samara, jah, Samaraks nimetati seda 09 siis. Tänapäeval vaatan, ei tahaks sellise putkaga sõita. Ei olnud ju niimoodi, et vajutan nupule, et seda probleemi nagu ei olnud, mis minu autol on, et aknaklaas kukkus alla lihtsalt. Ei, ta võis kukkuda küll, võis küll kuskilt lahti tulla, aga see kõik oli vändaga niimoodi, tuli üles vändata, alla vändata, ei olnud nii, et vajutan nupule ja siis aken sõidab alla või üles. Sellist automaatikat jah, ei olnud. Okei, läheks magama ära, aitab küll. Aga mis see oli? Goodbye for now ja kuvuja, nunke, viie või vaie.
sellise goodbye for now ladina keeles. Qui a nunca vale. No, et nii. See on Flame'i parool.